lugupeetud president, hea spordirahvas. Kõigepealt ma teeksin ühe täpsustuse, et töögrupi nimi on küll võistkonnaalade töögrupp, aga meie töögrupis puudus kompetents saamaks aru paaris kaheaerulise paadi tegevuses, samamoodi ei käsitlenud me Ott Tänaku ja tema partneri rallisõite. Me tegelikult keskendusime sportmängudele. Ja sportmängudest eelkõige jalgpall, võrkpall, korvpall, käsipall, saalihoki ja jäähoki. Et seda kuidagi täpsustada, seda pilti ja käsitlusala. Me oleme olnud spordirahvas, me oleme olnud ka tugev spordirahvas viimased 20 iseseisvusaastat. Meil on terve rida medalivõitjaid, osad medalivõitjad enam ei tee sporti, osad teevad siiamaani sporti, aga need, kes on toonud meile medalid, on praktiliselt kõik olnud vana nõukoguliku spordisüsteemi sealt tulnud sportlased. Täna jätkavad oma kuulsusrikast sporditeed Andrus Veerpalu, Jaak Mae, loodan, et ka Jüri Jaanson, kes siin on, aga juba enam ei tee sporti Kristiina Šmigun, Martin Püürsepp ja Mart Poom. Kes tulevad nende asemele? Ma julgen karta, et väga palju otsuseid oleks pidanud me tegema 10 aastat tagasi, ehk 10 aastat on see aeg, kus noorest sportlasest hästi ja arukalt treenides võiks kasvada see sportlane, kes osaleb Euroopa või maailma tiitlivõistlustel. Suures iseseisvustuhinas likvideeriti koos kolhooside ja plaanikomiteega ka spordikoolid. Asemele pidid tulema spordiklubid ja neid tuli järjest juurde. Me üritasime ennast sättida skandinaavialikku spordimudelisse, saades postsovetliku riigi tulusid. Sellel on kindlasti päris palju häid külgi, aga väga palju ka puudusi. Siinkohal tasub mõelda, miks samas tuhinas ei kaotatud ära kui spordikoolid kaotati ära, miks ei kaotatud ära muusikakoole, kunstikoole ja kutsekoole. Sellepärast need on kohad, kus kasvatatakse tegelikult oma ala spetsialiste. Ja maailma tippe. Kindlasti on see eesmärk täidetud, et noored on tänavalt ära saanud. On meil veel spordikoole, kus reaalselt töötatakse, aga millele me peaksime siit järgnevalt väga selgelt rõhku panema, on sellele, kuida kvantiteedist saaks kvaliteet. Kuidas on võimalik sõeluda meie ahtast genofondist välja need talendid, kelle peale tasub panustada, kelle üle riik saab uhke olla ja kellel on eeldused, kui on loodud normaalsed taustatingimused, tõusta absoluutsesse tippu, ehk see, mis tekitab spordivaimustust ja mille toel tulevad üha uued ja uued sportlased. Täna me peaksime väga selgelt vaatama teedekaarti, kuidas noorest, kes tahab saada tippu, millised astmed ta peab läbima, kas ta on spordiklubis, spordikoolis, kuidas ta liigub oma teel kõige kõrgema tipuni. Mul on tunne ja olen ka tihti ise hädas vastamaks mõne lapsevanema küsimusele, räägi, milline see tee on, kuida jõuda tippu. See peaks olema meil hästi selge ja kõigile üheselt arusaadav. Täna on eelkõnelejad väga palju väga õiget juttu rääkinud ja ma arvan, et me väga paljusid asju ei pea enam üksteisele tõestama. Küll on aga selge see, et vaesust ringi jagades keegi meist rikkamaks ei saa. Ja jagajate rohkusest ei sõltu raha hulk. Tihtipeale jagaja ise tahab ka endale saada selle jagamise eest töötasu. See on see, mis meie tohutult killustunud klubide maastik on tegelikult täna meile tekitanud. Ühemehe klubid, kus puudub sportlik kompetents ja kus puudub elementaarne soov
saavutada häid tulemusi, sest head tulemused on seotud kuludega, võistlustel osalemine on seotud spordisärkide ostmisega ja sinna sõitmisega, järelikult töötasuks jääb vähem raha. Reaalsus kahjuks. Me võime rääkida aadetest ja kõikidest asjadest, aga tühi kõht tihtipeale paneb tegema väga pragmaatilisi otsuseid. Riiklik tellimusena tellitakse näitlejaid, muusikaõpetajaid ja väga paljude teiste erialade inimesi. Spordirahvale tundub, et väga vähe tellitakse treenereid, need, mis on igasuguse spordi tulemuslikkuse alused, ja ma usun, et kõik siin täna saalis olijad, vaadates oma teele tagasi, usuvad ja tunnetavad seda, et võib-olla kõige rohkem on meid mõjutanud meie treenerid, meie elus, meie valikutes. Aga täna ei tule meil enam heas klassikalises mõttes treenereid. Tartu Ülikool, mis pikka aega oli professionaalsete treenerite kasvulava, tegeleb sporditeadusega, aga seal ei ole jäänud praktiliselt ühtegi treenerit, õppejõudu, kes oleks suuteline andma erialast koolitust, mida siis juba üliõpilane saaks edasi anda õpilastele. Nagu ma eelpool mainisin ja on ka väga paljud teised sõnavõtnud maininud, me ei hakka vastandama spordiklubisid, spordikoole, aga me saame kõik siin olijad aru, et 3 kohustusliku treeningkorraga nädalas, mis garanteerib sulle pearaha, ei saa me rääkida mitte mingisugusest sportlikust tasemest. Selleks, et teha asju tipptasemel, peab treenima 5-6 või rohkem korda nädalas kompetentse ja haritud treeneri juhendamisel. See ei tähenda veel kord nende vastandamist, vaid väga selget koostööd. Nüüd ma läheksin kitsamalt sportmängude või võistkonnaalade juurde. Kui me vaatame harrastajate hulka, kes tegeleb sportmängudega, mis ma eelnevalt loetlesin, siis on kuskil 30 000 harrastajat. Ja viimaste aastate jooksul on meil ka väga palju silmapaistvaid tulemusi ja innustust kõigist nendelt sportmängude aladelt. Kes meist ei mäletaks jalgpalli suurepärast võitu Serbia üle, võrkpallurite jõudmist finaalturniirile, võrkpallis on esile kerkinud oma täht Oliver Venno, käsipallis on meil suurepärane täht Mait Patrail, Tartu Ülikooli ROK jõudis Euroopa karikavõistluste finaalturniirile, jäähoki oma väga head kandepinda Ida-Virumaal. Ma ei hakka rääkima sellest, millist rolli mängib käsipall Põlvas, Kehras, Tapas ja teistes väikestes linnades. Seda spordivaimustust, mis annavad sportmängud kõikides omavalitsustes, kus omavalitsusjuhid on aru saanud, et see on oluline ja rõhutan, kus on hea treener, karismaatiline eestvedaja, seal tekib spordivaimustus. See on see, kuhu me peaksime oma tähelepanu suunama, et neid treenereid, kes suudavad tekitada spordivaimustust, oleks kõigis maakonnakeskustes ja võite arvata, millist spordiala tahab valida see noor, kes koos isa või emaga jalutab ära Mesikäpa spordihallist või Rakvere spordihoonest. See ongi see, mis taas toodab uusi ja uusi sportlasi. Ja ei maksa arvata, et sportmängud tahavad võtta ära teistelt aladelt harrastajaid. Kindlasti mitte nii. Näiteks meie lugupeetud olümpiavõitja Gerd Kanter alustas oma sporditegemise korvpallitrennis. Head korvpallurit tast ei tulnud, ma ei tea, kas õnneks, aga olümpiavõitja me igastahes saime. Kõik siin saalis oleme mänginud jalgpalli, julgen öelda, et sportmängud loovad kõikidele teistele aladele samamoodi vundamendi. Kui me räägime spordi rahastamisest, mis täna on siin üks põhiteema,
siis minu jaoks on kummaline küsimus, miks seda edu, mida saavutavad sportmänguvõistkonnad, kui nad jõuavad Euroopa meistrivõistluste finaalturniirile, see tähendab 24 või 16 parema hulka, seda rahaeraldust arutatakse erakorralisel valitsuse istungil koos üleujutuste ja teiste tragöödiatega, mis meie vabariiki võivad tabada. Tundub kummaline, aga on saanud meile süsteemiks. Tekib küsimus, miks see pallimänguala, kes on sinna jõudnud, on kehvem olümpiakvalifikatsiooninormi täitnud üksikala esindajast, kes olümpiamängudel tuleb väga suurepärasele 86. kohale. Tema on sportlane. Euroopa meistrivõistluste finaalturniirile jõudnud võrkpallivõistkond, no tase pole nagu see. Mõtlemise koht. Ei taha rääkida palju rahast, aga ei saa mainimata seda, et klubispordis, maailma klubispordis liiguvad tohutud summad, selle maksavad kinni sponsorid, selle maksavad kinni pealtvaatajad, nii väikses riigis nagu Eesti see asi lihtsalt ei toimi. Ja kui toimib, siis ta toimib üksikutel klubidel ja julgen öelda ka üksikutel aladel. Aga nende klubidega, täiskasvanutega on võimalik hakkama saada, kus kindlasti sportmängud ei saa hakkama, on noortespordi toetamine, eelkõige need koondised, kes peaksid minema välja Euroopa meistrivõistlustele. Täna eraldab olümpiakomitee suuremeelselt igale alale, mida ma eelpool mainisin, 300 000 krooni selleks, et saata välja minimaalselt 3 poiste ja 3 tüdrukute võistkonda ehk kokku 6 võistkonda. Keskmine raha, mis selleks kulub alaliidul, on 500 000 krooni. Aga EOK toetab meid 300 000 ja tänan selle eest presidenti ja häid kolleege olümpiakomiteest. See on meile abiks, ka see 300 000. Selleks, et seda kasinat ressurssi paremini kasutada, peaksid oluliselt rohkem koostööd tegema erinevad institutsioonid, on see kohalik omavalitsus, haridusministeerium, kultuuriministeerium, kaitseministeerium. Kokku, kui me arvetame kõik raha ja mida Neinar Selli siin tegi, seda raha on palju. Küsimus on selles, et kui efektiivselt me seda raha kasutame. Täna tellivad sportmänge tegelikult rahastajad, ehk siis tellijateks on õllepruulijad, ehitajad, pankurid, telekommunikatsiooniettevõtted, mis tihtipeale kuuluvad välismaistele omanikele. Kas see on jätkusuutlik? Ma ei tea. Kaua veel? Lõpetan kohe. Aitäh. Mul on jäänud mõned küsimused, mille üle me kogu spordi kontekstis peaksime mõtisklema. Täna räägitakse väga palju sellest, et me peaksime talendid koju kutsuma. Sport tihtipeale mõtleb, et peaks talendid välja saatma. Mõtlemise koht, mis on õige, mis on vale, ainuõigeid vastuseid ei ole. Küsimus on selles, kas me saadame talendid välja ja võistleme tühjade tribüünide ees või kutsume talendid koju ja saame pealtvaatajaid. Ainuüksi korvpallis oli eelmine aasta ligi 200 000 pealtvaatajat. Ja selles samas kontekstis peaksime me tegelikult mõtlema nii Mati Alaveri kui ka Neeme Järvi kaasuse üle. Kelle sihtturg on maailm, kelle sihtturg on väike Eesti? Need on küsimused, mille üle me peaksime mõtisklema. Ja usun, et meie töörühm üksmeelest tõi välja terve rida punkte, milles me oleme ühisel arvamusel. Kui me suudame sellest osa täita, siis me oleme suure sammu edasi astunud. Aitäh teile!